veel siit ka tilgu. Just tõssin kõik ümber, kuhu ma need nimetused siis panema pean. Anna, tule appi, me peame siin hulga ajakirju jälle ümber tõstma. Ja, ma tulen juba. Vaata. Kuule, aga kas sa juba helistasid? No veel ei helistanud ja no mida imeta nende torudega teed. Ühest kohast lapib kinni, teisest hakkab jälle tilkuma. Aga sa oled... Teab, mis ajas. Oled sa kindel, et on torud? Sest tegelikult ju räägiti, et katuse pealt see vihmavesi ka ei voole ilusti ära. No kuule, kui vesi meil ikka hoidlasse tilgub, siis mul on täiesti ükskõik, mis vesi see on. Torud või vihmavesi. Jaa. Aga tead, ma tegelikult täna nägin imelik und. Midagi hakkab täna juhtuma. Jah, need sinu ennustused, need lähevad alati täide. Ja. Eile sügeles sul peopesa. Jaa, aga horoskoop täna ütles, et veevalajatega peab ettevaatlik olema. Jah, eile varem oleks võinud mulle öelda, et siin üks veevalaja tegutsema hakkab. Ma oleksin rohkem piimakaste valmis varunud. Need siin on ikka täitsa läbi vettinud. Kalastaja, nagu vesi teaks, et mis ajakirjaga ta seotud on. Aga näed, õnneks kaitsekodu on täitsa kuiv. Kuule, aitab Lorast. Lähme otsime kilet. Need riiulid tuleb siin igal juhul kinni katta. No lähme otsime. Tere! Kas ma saan neid midagi aidata? Kas te otsite midagi? Tere! Otsin küll. Otsin neid puidust metallääristega käepidemeid. Te soovite ehitama hakata, te vajate käsiraamatuid. No ei, need peaksid juba olema valmis ehitatud. Aha, siis on vaja restaureerimise kohta kirjandust. Ma siiski loodan, et restaureerima neid veel ei pea. Oot, ma ei saa hetkel aru. Lisaks tuleb mul leida lühter, veel üks lühter, pruunpehme mööbel, ümmargused metallijalgadega lauad ning see on esialgu kõik. Ahaa, teid huvitab sisekujundus üldisemalt. Jaa, vot. Aha, siis peakski vaatama kataloogist, kuidas kujundada terve maja. Vabandust, ma vist ei tutvustanud ennast. Olen härra Taidor muinsuskaitsest ning tulin selle objektiga vaid tutvuma. Kirjandust ma ei vaja, vaatan siin vaid veidi ringi. Ja palun. Aga nii ju, üks küsimus siiski on. Ehk saate mind aidata? Ja muidugi, aga vabandage, mudisinu. Ma olen siin ise ka üsna uus. Miks meie maja muinsuskaitset huvitab? No vaadake, meie eesmärk on võtta kogu see hoone koos sisekujundusega muinsuskaitse alla. Kogu meie maja muinsuskaitse alla. Te mõtlete kõiki tilkuvaid torusid ja pragunenud seinu. Mitte ainult, mööbel ka. Kogu maja ja kogu mööbel. Kõik lauad ja riiulid või? No vaadake, see maja on ehe näide toonast arhitektuurist ning kujunduselementidest. Muinsuskaitset ehk mind huvitab ainult see, mis on autentne, algupärane ning originaalne. Aga teie olete oma valitsenud siin. Ehitanud uusi seinu, kasutanud ei tea mis materjale ja mööbel, vaadake seda. Oi, aga mina siin küll oma valitsenud ei ole, mina alles tulin siia tööle, see kõik oli juba enne niimoodi. Vabandage, ma ei pidanudki silmas konkreetselt teid, vaid ikka teie asutust. Siin on pärast tavamist tehtud palju sobimatuid uue muudatusi ning uuendusi. Oi, sellest ma tõesti tee midagi. Kas ma peaksin osakonna juhataja kutsuma? Pole Äkki vaja. tema teab, kes on oma valitsenud? Ma vaatan siin esialgu ise ringi ja küll ma need vastutavad isikud pistide vahele võtan. Ja palun, aga vaadake, et see maja on ju ehitatud 1980. aastal. Ja see on ju 36 aastat tagasi. Ja kindlasti on olnud vaja hädapäraski remonti teha ja mööbel laguneb ja... Teate neiu, teate kui palju kordi ma olen seda juttu kuulnud. Ja pealegi, kus on see pruun pehme mööbel, seda ma ei näe samuti. Teate, meil puhkenurgas on sellised diivanid.
õigemini üks on, ühe viskasime just hiljuti ära, sest tal tuli auk sisse, ei olnud enam võimalik istuda, aga teine on alles, ma lähen näitan teile. Palun näidake. Ja tihtipeale on niimoodi, et tellitakse eBay'sse uusi odavmööbel, aga see vana ja väärtuslik, see on kusagil nurgas, vedeleb või on üldse minema visatud. Jah, teate, see unikaalne mööbel lihtsalt lagunes ära. Lähme, ma näitan teile. Tahaks näha küll. Ma tulen rektoraadist, kuulsin seal pommuudist, ei arva iialgi ära. Kas hakkavad Gunnaroki raportit ellu viima? Ülikool liidetakse maaülikooliga. Ei, sugugi mitte. Mis nad siis liidavad Tallinna ülikooliga või? Fui, Tallinnaga ei liideta kellegagi. No mis siis veel? Donald Trump külastab ülikooli. Ei, me saame remondiks raha. Kas ülikool on saanud aru, et raamatukogu on vajalik? Me saame remondiks raha. Ja maja tehakse lõpuks korda. Ei ole Tähistame. Võimalik. Ei ole võimalik. Alles räägiti, et seda monstrumit küll ei ole mõtet remontida. Et kergem oleks see vana lõhkuda maha ja siis uus ehitada. Oot, ei lammutada küll ei tohi. See maja on ju peaaegu muinsuskaitse all. No, see oleks küll võib-olla odavam, aga ei, nii ei lähe mitte. Kuulge, aga vanadel plaanidel oli see juurdeehitus, hoidlate suurendamine. Siin on KGB majade, vabandust, nüüd on kirjandusmaja asemel, olete kuulnud? Ja. Sinna isegi on juurdepääs olemas. Varjendist läheb ju tunnel. Ei, aga see tunnel oli mõeldud selleks, et meie vanadest hoidlatest uutesse raamatuid transportida. Ma ei tea, huvitav, kas korruseid võib juurde ehitada? Mõtle, ülikool saaks siis tuua oma osakondi siia juurde ju. Oi, viimasel ajal üldse kõik on meie ruumidest huvitatud. No aga muidugi, oleme kesklinnas, maja on suur. Kuulge, meid taheti ju linnaraamatukoguga ühendada, siis on räägitud ülikooli arhiivi siia kolimisest. Ja kuulge, kas keeltekeskus on ka siin olnud? Ja veel siis tuli ELNET konsortsium ja siis Teaduste Akadeemia ja siis ülikooli kirjastus ka. Just. Teate, mul tuli mõte. Selle pinnaga me võiksime hakata ise hoopiski raha teenima. Õige. Ehitame majale korruse juurde. No midagi tigutorni sarnast. Ja teate, sinna katusele, sinna me teeme basseini. Ja sinna tuleb muruplats. Äge, saaks bassiinidesse pileteid müüa. Ja muruplatsil me hakkame kitsi kasvatama. Kitsed on väga kasulikud loomad, saate aru, me saame piima müüa, me saame raha ja raha me suuname kõik komplekteerimisse. Kuule, mis basseinid, kas sul siin veel vähe tilgub? Kitsed. No, mis me siis võtame raamatukokku kitsekarjusega tööle või? Ja see kõlaks küll väga toredasti. Tartu Ülikooli raamatukogu, kitsekarjus. Teate, uskuge mind, uut ametikohta juurde ei tehta. Töötajad hakkaksid roteeruma. No täna oled sa näiteks seal eriala raamatukogus. Homme komplekteerid ja võt ülehomme siis on sul palju värsket õhku ja oled kitsetega katusel. No mis jama sa ajad? Infotöötajad kitsekarjasteks. No ja kus ta siis jama on? Näiteks siin Instagramis palju pilte, et katusel või rõdul inimesed mesilasi peavad. Miks siis kits meie katusele ei passi? Ma räägin, et see on väga hea ettepanek. Aga... Ja lugemissaalidesse kostaks teate selline rustikaanne mürgitus. Oi, ma ei tea. Tead, kuidas siis lugemissaalide vaikse alaga on? Ei. Ma arvan, et sinna me ei tohi mingit kitsesid lubada. Ei no, võtame siis juba kitsede dresseerija ka tööle. No see siis õpetab, et kus tohib mökitada ja kus ei tohi. Tegelikult olge palun realistid. Selleks, et kitsedel oleks midagi süüa, heina, peame ju riigihanke tegema. Jah, võt iga suure asja puhul on tõesti see hanke tegemine. No mööbli puhul ju samamoodi. Ma ei tea, kui see hange nüüd vaidlustatakse. Ma ei tea, kitsed jäävad siis ilma heinata ja mul on neist juba praegu nii kahju, nad ei saaks süüa ja...
aga siis saaks siis käia suviti kitsedele heina tegemas. Kusjuures võime seda käsitleda personalikoolitusena. Näiteks raamatukogu hoidjad looduse rüppe või team building heinamaal või osakondade ühine vigatitöö. Oh jumal küll, no mina küll teiesuguste kätte vikateid ei usaldaks. Sellest kujuneks ju raamatukogu hoidjate tapvad algud välja. Kuulge, aga kui need sinu kitsed, need on siis tulevikus nagu raamatukogu töötajad, jah? No see hein, see on ju nende toit. Me peame hakkama erisoodustusmaksu veel maksma selle. Tule ära aja. Ei no on. Oma töötajate pealt peab raamatukogu erisoodustusmaksu maksma. No kuula nüüd ennast. Ja... Kitsedel on hein hädavajalik toit. Mis ajast see erisoodustus on? Ega mina seda välja ei mõelnud. Ei tea. Ja veel näiteks saabuks meile mingi Soome või Rootsi hein. Ma ei tea, kas Eesti kits seda tahab. Mina arvan, et me saaksime kasutada kitse ka muuks. Näiteks lugemiskitsedena. Nad aitaksid tudengeid vabastada stressist, looksid meeleolu. Ja, tead see meeleolu oleks selline üsna aromaatne seal lugemistajast. No kuulge, me alustasime juttu nii toredast uudisest remondist ja nüüd jõuame ikka sõnnikuni välja. Remont võiks meid ju siis sõnnikust välja aidata, mitte vastupidi. Ja. Ülikoolil on selline plaan. Terve maja on vaja renoveerida 1,5 aastaga. Kas see tundub teile üldse realistlik? No ei ole probleemi. Me oleme enne ka suuri objekte teinud. Esimese 1,5 aastaga tuleb ära teha teine korrus, 2 suurt hoidlat. Siis jätkame 2 järgmise hoidlaga ja järgmiseks suvest peab saama tehtud ka 3. korrus. Ei näe mingeid raskusi, tõesti ei ole probleeme. Aga kas te ikkagi teate, tegemist on nõukogudeaegse ehitisega, kus on tehtud väga palju praaki ja seal tuleb kindlasti palju ootamatusi? Ei, sellega me oleme arvestanud jah, et meil endal juhtub ka kogu aeg igasuguseid ootamatusi. No väga hea, hakkame siis pihta. Nii, tähendab, alustame remondiga siit ja... Oot, sul on valepidi ees praegu. Nii, kohe alustame siit. See kurat, see on vale korruse plaan. Hea küll, me alustame ja läheme ikka edasi. Ja millal te arvate selle osa seal valmis saada? No mis ta on? Siin on lihtne lammutus, põrandate valamine, seda me võime kas või mitu korda teha, kui vaja on. Viimistlus, 2 kuuga on kindlasti valmis. Aga mul selline küsimus nüüd. Kas meie töötajad võivad remondi ajaks sisse jääda? Loomulikult. Me ehitame vaheseinad ja raamatukogu inimesed saavad äärmiselt mugavates tingimustes tööd teha. Olete ikka kindlad, et vaheseinad on piisavalt ehedad, et tolm ei levita? Ei, sealt ei tule mingit tolmu läbi. Tolm ei tule müra läbi, aisu ka ei tule läbi. Selles mõttes, et meie firma tunnuslause on kvaliteet. No rõõm on seda muidugi kuulda. Tervist mehed. On härra Taidur muinsuskaitsest. Sossep. Kobakäpp, eitasime töö. Mehed, nüüd on nii lood, et tuleb arvestada ka muinsuskaitse ettekirjutistega. Säilitada tuleb põhikujundus, mitmed erinevad detailid, nagu näiteks lühter, klaasuksed, käepidemed ja palju muud. Kõik on siin kirjas. No hästi, me arvestame selle kõige. Samuti tuleb säilitada ka tagumise sissepääsu valvuri putka ning ajalooline töötajatele mõeldud garderoobisüsteem. Oot, see valvuri putka ei ole küll need nõukogudeaegne ehitis, see tehti 2013. aastal. Säilitada tuleb ka teenindus- ja kaubalift. Oot, see lift on nii vana ja täitsa utiilne, seda küll säilitada ei saa mingil juhul. See on mingi nõukoguaegne. No, miks siukene kauplemine käib siin? Kuulge, seda ei ole riigihankes sees. Meie ei hakka lifte remontima. Liftid tulevad uued ja töökorras liftid. Vanad šahtid lõhume välja ja uued liftid asemele.
no säilitage siis... Me võime teha ju ka nii, et panna selle vana lifti uue lifti kõrvale ja teha sellest nagu kujunduselemendi. No, kui te muud mood mehed ei saa, siis sobib ka nii seda. Siis on lifti põrand tugevalt vastu maad, ehk on roostes nagu nii, seal saa keegi läbi tikkuda. No selge, igal juhul no, kohtume siis teisipäeval, eks? Ja siis paneme täpsed ajagraafikud paika ja teiega me loodetavasti ei kohtu enam. Nii. Nägemist. Saan ma teid aidata? Ma tulin vaatama, kuhu meie ruumid pidid tulema. See laud on seal minu, jah? Mis ruumid? No meie osakond pidi siia kolima, pidime saama suure tüki lugemissaalist. Mis osakond? Meil hakkab siin kohe remont pihta ja siia tuleb lugemissaal. No mina ka ei tea. Nii mulle ülikooli juhtkond ütles, et meie uued ruumid asuvad ülikooli raamatukogus. Minge vaadake üle, kas sobib. Aga no mida te seal siis täpsemalt tegema hakkate? Oleme üliõpilasnõustajad. Anname kõigile vajalikku nõu. Kas psühholoogilist või karjääri osas? No jah, aga siis te ei tee seda ju ometigi keset lugemissaali. Loomulikult mitte. Vajame helikindlaid, mugavaid kabinette. No, umbes see nagu siin. Ei no, see on nüüd küll üllatus. Ma kardan, et olete ikka mõne muu ülikooli hoonega segamini ajanud. Aga mulle öeldi ülikooli raamatukogus Truue tänaval esimeses lugemissaalis. Ma nüüd ei tea, et me teeme küll mitmed töötajate ruumid ümber ja anname lugejate käsutusse, sest jah, töötajaid on meil tõepoolest vähem kui omal ajal, aga no lugemissaali pind ei tohiks küll selle võrra väheneda. No ma ei tea, ei taha kuidagi siin sisse tungi olla, aga meile nii öeldi. Maja ümber kihab ehitajatest. Ikka elu läheb hulga lõbusamaks, kui siin terve kari mees hingi hakkab ringi liikuma. Kuule tead, meil on siin niigi huvitav. Just käis üks inimene ülikooli nõustamiskeskusest oma uusi ruume vaatamas. Mis ruume? No siia pidi ülikooli nõustamiskeskus tulema. Mida sa ajad? Need on ju esimese lugemissaali ruumid. Pidime neid saama, et kõik raamatud ära mahuksid. Järelikult on plaanid jälle ümber tehtud. No ma ei tea. Loodan, et vähemalt homme keegi ei tule siia jutuga, et veel linnaraamatukogu peab meie katuse all olema. Palju päevad võtnud? Sõitsi lõpuni. Haloo? Ja musi, ma ei saa praegu rääkida, ma teen tööd, on ju? Eks ole? Olgu, tšau. Kurat, jälle peab uut levelit alustama. Sõle. Oot, ei, sinna kastid, siia ei pane ühtegi, ei, viige sinna või siis sinna taha, aga siia ei pane ühtegi kastid, ei ole vana paberit. Ja no kuulge, vaadake, no oot. See kukub ümber, sättige palun paremini. Meil läks lift vist katki. No ärge pange siis nii palju kaste lifti. No viige palun sinna ja olge hoolikamad. No me nüüd pakime seal all 3. korrusel. Ei tea, kas me peame nendele kastidele peale ka midagi kirjutama. Mis mõttes peale kuhu kastidele peab? Muidu oli nagu midagi, et 4 miljonit raamatut saate. 4 miljonit raamatut. Loomulikult me ei pane neid niimoodi riiulisse, te peate midagi sinna peale kirjutama. Kas te siis kasti sisse vaadata ei saa? Palun minge tehke see töö ära. Kas teised kirjutasid kastidele peale? Mulle tundus ka nii. Mida? Mis mida? No kirjutage kastidele peale ka ja väiksemad korralikumad hunnikud pange. Kuulge, no.
me viisime osa kaste nüüd juba välja autosse. me viisime autosse osa kaste. See kukub ümber autosse. No saab sinna välja hoiupinnale vedada. Meil ei ole hoiupinda, sellest oli juttu, see öeldi ära, kõik kastid Meile tulevad pole siia, keegi paneme midagi sinna, öelnud. märgistage ära. Seda see valvur helistaski, et maja ees on üks suur auto. Ei pääse maja ette ka, no. See on meie auto, mis tõi uusi kaste. Just. Tühjad kastid. Ja, no ja, meil ja. tuleb sisse tuua, aga siin on veel see, et ta ei oska seal kuskile poole pöörata. Ta on lätlane ju, ta ei oska ühti keelt. No mis me teeme siis läti keelt? Keegi ei oska läti keelt. No okei, ma lähen siis ise. Ma olen läti keelt õppinud, ma lähen ise, aga palun olge tähelepanelikumad nende raamatuks sinna ja märgistage kõik kastid palun ära. Ettevaatlikult. Ja. Tule palun. Kõrvalhoides on ehitusmehed ja üks juba hakkas lõikuriga tööle, aga meil on raamatukastitse sees. No mina ei jõua ka igale poole, mis nad lähe Sädenud lendavad, päris kole. Vaatame siis jah, no. Mina hädaliselt kõik. No tere mehed! Vaatan, ehitus käib teil ilusti, aga siiski on tekkinud mul kahtlus tähtaegadega. Juba on septembri lõpp, aga te peaksite juba ju oktoobris, kas me saame ikka maja üle? Saame. Järgmise nädalal peategi juba teise korruse üle on. Ja anname. Aga kuidas nii on teil alles lammutamine pooleli ehitamisest ju rääkimata? No kuulge, kas te ei näe, et me püüame? No teate, see ei kõla küll usutavalt enam. No, meie ise küll usume. Teate, öelge ikka mingi üks realistlik tähtaeg, et me saaksime, millele saaksime tugineda. Olgu, lükkame siis nädal aega kaugemale, kui te meid üldse ei usu. No olgu nädal. Aga nüüd räägime probleemidest. Mida? Suures saalis valasite põrandat, aga valasite nii halvasti, et seal on suured praod sees. No jah, on jah väikesed praod, aga see ei ole meie süü. Sellepärast, et meile ei öeldud, et mis õige aluspind on. No selle te peate omavahel selgeks vaidlema, kelle süüs on. Igal juhul see töö tuleb teil uuesti teha. No kuulge, nii pisikesed praod, hämaras ei ole neid märgatagi. Pane midagi peale, siis ei näe keegi. See ei lähe nüüd küll mitte, see põrand tuleb teil üles võtta ja uuesti valada. No me arutame seda asja omavahel. Nüüd järgmine pretensioon. Väljas õues. Maja esise platsi kalle on niivõrd vale, et vihmaveed ei jookse mitte ära sinna, kus nad peavad, vaid jooksevad hoopiski hoidlasse. Sellega läks natuke läks sinna valele poole. Aga kevadel parandame ära, teeme ikka teisele poole. Ja nüüd veel üks hullem asi. Hoidlas valasite ka põrandat ja see betoonisegu jooksis alumisele korrusele, aga seal on ka hoidla, seal on kogud sees. No sealt tilkus jah natukene. Mitte ei tilkunud, vaid jooksis päris korralikult. Teie õnneks oli täpselt selle jooksmise koha peal riiul, mis võttis segu kinni, et segu ei jooksnud riiul raamatutele peale. Aga kuulge, seal oli ju ootamatult auk põrandas. Hästi, et raamatutega mitte midagi ei juhtunud. No see auk ei saanudki olla nii ootamatut, ise lõikasite selle toru läbi. See ei saa olla ootamatu. Siuke asi ei tohi enam korduda. No igastahes see põrand on seal nüüd ära valatud, nii et mõnda aega sinna vast ühtegi auku ei tule. No tänage õnne, et raamatut seekord ei saanud kannatada. Vaata, sinu isa ka ehitab siin raamatukogus. Kui suureks saad, võib-olla siis sina ka tuled isale appi. Kas nad siis nii kaua ehitavad, kuni mina suureks saan? Kes teab? Teate, minu meelest on päris tore kabiinis töötada. Palju meil ikka ruumi vaja on ja kohtab kolleegi, keda muidu ei näe. 50 korda peab tere öelda. No, tegelikult külje kõrval töötamine täitsa nagu seob eri osakondade inimesi. Ja sul on õigus, raamatukogu töötab praegu täitsa ühtse rindena. See on nagu mingisugune, ongi selline ühisrinne selle veniva remondi vastu. Kas te teate, palju meil veel RFID kleepimist on? Tegemata kaste on ikka rohkem kui tehtud kaste. Ja muidu kleebime, aga otsa ei saa. No praegu võtab kõik nii hullult kaua aega. Tahad tassi kohvigi juua, siis pead teise maja otsa minema. Jah, kui vetsu minna.
enne ikka mõtled tükk aega, kas on ikka hädasti vaja. See võtab edasi-tagasi veerand tundi ära. Kuulge, aga ma võiks teha ettepaneku siia tööjaama külge kohviautomaat integreerida. Ei, no kuule. Tilgutad raamatu peale kohvi peale. Kuulge, kas teile ei tundu, et mõistlikumna hoopiski siia tööjaama külge WC-kotti integreerida? Jaa, tegelikult vist õige küll jah, et ilma kohvita on lihtsam hakkama saada kui ilma selleta. No kuulge, mis juttu tahate? No kuule, no see ei ole üldse, no kujutad sa nüüd pilti. Meil kogu aeg räägitakse, et me peame olema efektiivsed. Vot, istud poti peal, siin on uks, paned käed siit uksest läbi, siin on sellised augud ja muudku saad kleepida ja siis piiksutada. Riina, mis juttu sa? Kuidasmoodi, mis jutt? See ei ole viisakas. No ei ole viisakas, aga kogu aeg meie käes küsitakse, kas me teeme, kus me teeme, kui palju teeme ja kas me üldse pingutame. Seda küll, jah. Ei no, puhtteoreetiliselt on see väga hea plaan. Ainult rakendamisega läheb raskeks. No ma ei tea, pole vaja mingit kohvi ja pole vaja käia edasi-tagasi. Teeme parem tööd. Jälle see masin ei taha töötada. Tee see õnnetu piiks ära. Kõik. Palju peavad nüüd? Sõits lõpuni. Haloo? Ja musi, ma ei saa praegu rääkida, ma teen tööd, on ju? Eks ole? Olgu, tšau! No nii, mehed, tänaseks on nüüd küll kõik tähtajad juba umbõ jooksnud. Kas te olete üldse kindlad, et selle aasta detsembriks saate selle õnnetu teise korruse üle antud? Jaa, muidugi. See on väga tähtis, sest tuleb tulegidel, me peame ameti õpilased majja laskma. Kas tõesti näed, me püüame nagu alati? Täna selgus, et hoidla põranda valamisel on samuti praaki tehtud. Seal on täpselt samuti praod nagu korrus kõrgemal. No, mõni pragu tuli, jah. See tähendab, et ka see tuleb tal ümber teha, nii et pragusid ei tekki. Kuulge, aga äkki saame ikka midagi peale panna, et pragusid näe ju. Ja ärge tehke nalja, mul ei ole naljatuju. Me ei teegi nalja, tegelikult täitsa hea mõte, et paneks näiteks vaiba peale. Olekski, õdusam. Hoidlasse nüüd vaibad põrandale, no kuulge, see jutt ega mitte midagi. No kas see oleks ju kena? Ühesõnaga, hoidla ei valmi ka tähtajaks ja me ei saa raamatukaste siin ära tuua tänu sellele. No äkki ikka jõuame, me nagu tõesti väga püüame. Kas teil üleüldse mingisugune hea uudis ka remondi suhtes on? Vaadake, varsti saavad lammutustööd läbi ja ei ole majas enam ei müra, ei tolmu. No kuulge, kui te hakkad ise uuesti põrandat üles võtma nüüd, no kuidas te mõtlete ilma tolmutamisest hakkama saada? Ei ole vist mõtet enam nüüd küll koristamisega algust teha. Tänane hommik algas tõesti elamuslikult. Kõigepealt arutasime kolleegidega, milliseid nägemusi keegi nägi, kui värviti nitrovärviga. Siis oli mul seina taga hirmus kolin ja mürin. Vist lammutati lifti. Ja pärast oli natuke vaikust. Aga vot siis oli mul tunne, nagu mingi lind oleks kõrva ääres vildistanud. Õnneks ma sain salvestada. Kohe kuulate. See on tõeline remondisümfoonia. No ma ei tea. Täna oli 2 korda tuletõrje häire. Ma ei tea, kas teile kostis või? Iga esmaspäev. Meile see küll täna ei kostnud. No aga mul oli kabinetis sinist tossu. Meil oli jube värvihais. Kas mingid remondiuudised on ka? Tahad häid või halbu uudiseid? Kas häid on ka või?
no hea on see, et ei ole läinud oluliselt hullemaks. No koosolekul ka ju räägiti, et ehitaja ehitab küll halvasti, aga seest halvasti ja vahel ka hästi. Aga aeglaselt, jah. Oli jah. Aga ei tea, kuidas need meie raamatud seal laopindadel küll vastu peavad? Raamatud, no nendega on kõik hästi, aga no ega lugejad ei ole rahul. Nemad ei saa kätte. Teate, mis konverentsil öeldi raamatu remondiva inimese kohta? Et Tartut on tabanud suur humanitaarkatastroof. See on väga kurb, aga samas see näitab, kui vajalik meie raamatukogu on. Ma ei tea, kuidas me saaksime remonti kiirendada? No, pakuks kas või ennast. No, mida sa teha oskad? Mida? Oskan seinu värvida. No jah, aga mida veel? Oskan mitte värvida. Kas sa näiteks lifti oskad ehitada? Lifti? Ma arvan, et saan hakkama. No muidugi, selle jaoks pean ma värvima väga kaua. Kuulge, aga võib-olla hoopis pakuksime ennast lammutustöödele appi. Noh, oleks nagu tasuta jõusaal. Teate, mis mina lugesin uudistest? No. Valitsus hakkab põllumajandustoetusi suurendama. Nii tehakse sellised pop-up toetused, nagu meil see pop-up raamatukogu. Ja siis mina mõtlesingi, et selleks, et remont võib-olla kiiremini edeneks, saaksime raha juurde, me võiksime ikkagi oma kitse pidamise mõtte ellu rakendada. Sina võid jälle oma hullu kitse juttu. See ei ole hull jutt. No kuulge, no kits on nii kasulik loom. No, kuulge, me võiks parem lätlastest eeskuju võtta. Vaata, nende eesistumise ajal oli peakorter Rahvusraamatukogus. Me võiks ka oma maja välja pakkuda. No, ehitavad paar korrust peale. No, ühtlasi teevad remondi ka ära. Kuulge, aga mul on siin Facebookis kirjutavad, et kuna remontiga on nii palju probleeme, siis arutatakse hoopis uue raamatukogu ehitamist. Kuhu? No nad on võtnud jälle selle vana projekti, mille järgi pidi raamatukogu olema peahoone taha Toomemäe nõlval. See on küll huvitav plaan. Ja personaliosakonna naised kirjutavad. Neil ju aknad sinna poole, nad ju teavad. Kas siis sellist mõtet ei olnud, et võiks ju selle maja siis kohe Toomkiriku varemetega ühendada? Saaks ehitada hiiglasliku raamatukogu, mis tõuseks alt nõlvalt otse mäkke. See oleks suurem kui Rahvusraamatukogu, isegi lätlastamast. Kuulge, see oleks ju väga ilus ja no sümboolne. Ühendame uue maja vanaga. Ja see oleks kaasaegne, me saaksime nõukogude taegast lahti. Just, õige. Eesti kultuuri ei sobigi hoida nõukogude aegses majas. Head uudised. Remondifirma juhina olen leidnud võimaluse, kuidas remont ruttu valmis saada. Väga kena, aga kuidas nüüd? Aga teil on ju tuhandeid lugejaid. Täpselt 54 000. Suurepärane, siis teeksime sellise korra, et igaüks, kes soovib raamatukogu kasutada, teeks 4 tundi nädalas tööd. Oi, see on ju 4 korda 54 000, see on 216 000 töötundi nädalas. No sellisel juhul nagu ehituse poole pealt poleks küll mingit probleemi. Ja me ei pea ju ometi inimesi linna pealt taga otsima. Polegi seal neid ehitajaid, käi vangimajas nende järel. No, teie saaksite maja ju hoopis rutem kätte. No mis te arvate? Ei no jah, eks erialaraamatukogudes juba käime, pop-up raamatukogus, veame kaste, kleebime RFID. No asi meil nüüd siis müüriladumine ära. Kas tulete appi? Lööte käed külge? Jaa. Mahla
I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ära filmi raisk.